Sellest tootest ma olin äärmiselt inspireeritud, kõige lihtsam kodune toit üldse. Tere tulemast tagasi meie kokandusnurka, Joanna koos Emmega siis. Hei. Ja tänases videos on mul suur rõõm ja au esimest korda öelda, et meil on ka koostööpartner, kes siis seda videot täna sponsoreerib ja selleks on Härmavili. Ehk siis kõik toidud, mis me täna teeme, on inspireeritud sellest. Ma räägin korra väikse taustaloo ka, et kuidas see üldse alguse sai. Ma käisin poes ja ostsin selle köögivilja segu kikerhernestega. Nägin veel poes, et on uus toode peal kirjas. Tegelikult see vist on juba päris kaua olnud väljas, aga mina ei olnud seda varem näinud. Ja ostsime selle, ma tegin pasta bologneset sellega. Sellest tuleb eraldi Reels Instagrami, kuidas ma seda pasta bologneset ka teen. Täna me seda ei tee, aga igatahes sellest tootest ma olin äärmiselt inspireeritud, mille peale ma kirjutasingi Härmaviljale, et võiks nii-öelda teha siia meie kanalile ka ühe YouTube'i video, kus me siis kasutame nende tooteid, et just seda köögiviljasegu veel teistesse kohtadesse viia, siis neil on veel erinevaid huvitavaid köögiviljasegusid, näiteks šampinjonidega, mida me täna siis kasutame pastaroa sees. Siis Emme, sina teed quiche'i, kus läheb see kikerhernestega segu ja spinatit sisse. Just. Ja siis magustoiduks tuleb puru kohupiimakook vaarika mustika seguga. Toitumisnõustaja taustaga siit poolt võin ka öelda, et teinekord külmutatud tooted on isegi parema vitamiini saadavusega kui värsked marjad, mis on võib-olla pritsitud ja pestitsiite täis, et sa tegelikult ei tea, kui puhas ta päriselt on, aga külmutatakse köögivilju, puuvilju, marju tegelikult siis, kui nad on täpselt oma õiges selles küpsusastmes ja tõenäoliselt on seal vähem igasuguseid mingeid halbu jääke, mida me ei taha saada. Pluss lihtsalt see hakkimise ja koorimise vaev, et see on lihtsalt super lihtne visata asjad sisse ja ongi tehtud. Aga täna siis kõigepealt alustame quiche'iga, sest quiche tahab natukene kauem küpsemist, mis ei tähenda muidugi seda, et teda oleks jube raske teha ja ei ole absoluutselt tuumafüüsika, et natukene mõned asjad kokku segada, ahju ja siis ahjus ta küpseb 45 minutit, et ütleme, et kui tulevad külalised külla, eks ole, paned quiche'i ahju küpsema ja siis 45 minutiga saad ennast ilusaks lille sättida, eks ole. Oo, super idee iseenesest on ju. Noh, just, et nüüd see kohupiimakook küll, ütleme, tegemise mõistes võtab natukene rohkem aega, tahab vähem ahjus olla, aga on selline, tuletab meelde selliseid vanaaegseid vanaema kooke, mis kui suvel esimesed marjad said juba nagu valmis, eks ole, ja siis vanaema tegi, kus käis kohupiim ja jahu ja suhkur ja sellised, võib-olla mitte nüüd nagu kõige tervislikumad asjad sinna juurde, aga et me ikkagi rõhume marjadele, mis on tervislikud, et hea ja halb käivad käsikäes, et siis... Küsimus on ju tasakaalus, et vahepeal aeg-ajalt endale tükike kooki lubada on... Tükike präänikut ka lubada. Präänikut, jah, just. Hästi, aga hakkame pihta, alustame quiche'ist. Pasta koha pealt ka ma ütlen selles mõttes, et kogu protsessi vältel ma võib-olla oluliselt palju ei räägi, sest et tegelikult see on väga-väga lihtne. Just tänu sellele, et meil on see köögiviljasegu. Ma lõikan selle paki lahti pannile ja pasta keeta, et tegelikult seal ei ole mitte midagi keerulist. Ja kõik retseptid leiad kindlasti ka pealkirjast. Nii et hakkame pihta. Nii, quiche'i jaoks me teeme siis nüüd kõigepealt põhja. Me küll seda põhja ei eelküpseta, aga põhja sisse siis ma panin siia jahu, ma panin siia soola, ma panin siia võid. Või võiks olla toasoe, et siis on mõnusam teda nagu selliseks ühtlaseks massiks saada. Ja siis mõni supilusikatäis läks siia ka vett. Ja 2 supilusikatäit panin ka siia mannat. Et originaalretseptis, kui ma seda quiche'i kunagi tegema hakkasin, siis olid olemas kartulihelbed. Aga kartulihelvestega on nüüd selline lugu, et mina seda poelettidelt leidnud ei ole. Ja Veskimati tegi seda, aga Veskimati nii-öelda toodetest ma ka enam seda ei leia. Ehk siis ma olen nüüd asendanud kartulihelbed, mis andsid sellele quiche'i põhjale sellist
nagu liivataigna niisugust krõbedust. Olen siis asendanud nüüd mannaga, et siis see annab natukene sellist teralisust ja krõbedust siis või noh, et oleks nagu niisugune küpsi selline põhi, et see quiche'il ongi niisugune nagu kergelt niisugune küpsi selline põhi, eks ole, kui nüüd niimoodi täpsemalt öelda. Ja nüüd ma siis sellest kogu kompotist, mis ma siia siis nüüd kokku panin, et siis sellest ma teen sellise ühtlase sellise massi. Hiljem hakkan siis vooderdama seda sinna ümmargusse vormi, eks ju, et Mammu, sina ole nii kena, Maarjan, sina ole nii kena, pane siia küpsetuspaber, et ja siis, kui me seda siia niimoodi täitma hakkame, millest me kindlasti ka teeme väikse sellise kokkuvõtte, et siis kõigepealt ma tõmban need, sätin selle ääred siit niimoodi ülespoole, et tekiks selline niisugune vooderdatud äär, et kui me pärast paneme siia veel sellise täidise, et esiteks see nagu toorest peast välja ei voolaks, aga siis ta tekitab ka sellise nagu niisuguse torditunde või sellise, et siis see on pärast näha. Hästi, ja sina saad siis seda mutima hakata, mina samal ajal panen pasta jaoks keema täistera pasta, lihtsalt, et oleks natuke rohkem kiudaineid. Põhimõtteliselt võib ükskõik mis pastaga teha, mulle isiklikult meeldib täisteraga kõige rohkem. Nüüd on see kenasti see tainas valmis ja vooderdasime need ääred ka siit ilusti ära. Et kui te selle taigna niimoodi valmis meisterdate, et siis ta esialgu tundub teile, et on niisugune hästi väike, et see on sul läks ju 24-ne läbimaduga. See võib isegi 28 olla. Ei, 28 ta ei ole. No teeme faktid kindlaks. Nii. 26! Okei, see on 26-ne vorm, eks ole. Poolel teel üksteisele vastu, selle sa võid välja lõigata. Et sulle tundub, et seda tainast võib-olla on liiga vähe, aga tegelikult ongi see, et see tuleb hästi, võib-olla niisugune paari millimeetrine, et ta on niisugune õhuke kiht, aga ta ilusti kerkib ja siis ta jääbki niisugune nagu, ikkagi nagu küpsis. Nüüd, kui ma olen selle ilusti teinud, valmis, ahi on pandud soojenema, siis järgmiseks ma panin siia kaussi 4 muna, ma klopin selle tavalise vispliga, panen siia soola, pipart, ja oma maitse järgi, mis minule näiteks sümpatiseerib, kui on köögiviljadega koos tüümian, aga võite panna ka muid maitseaineid. Ja siis, kuidas me siis järgmisena teeme, et ma teen selle munasegu siin valmis soola, pipra maitseainega, siis kui on natukene seda muna siin niimoodi klopitud, siis ma lisan siia ka toidukoort, tervet seda pakki ma ära ei lisa, muidu läheb selle küpsemisega jube kauaks. Liiga vedelaks. Et liiga vedelaks läheb. Ja siis, kui ma olen selle segu siin valmis teinud, siis ma asetan köögiviljad siia selle hakitud spinatsiga. Siis ma panen siia peale veel riivjuustu, et kes nüüd köögivilja oma ei taha teha, olen ma teinud ka niimoodi, et kas ma olen siis pannud kala siia või ma olen pannud siia sinki. Siis on see suitsukanaga tehakse. Suitsukanaga ja kõik, millega iganes. Olen teinud ka kiirsi pirnidega. Pirnidega, aga siis pirni peale läks siis veel lisaks tavajuustule läheb ka hallitusjuust ja pähklid. Et see kiiš ongi selline, et saab mängida ja olen teinud ka peediga. Peediga, aga siis ma olen kasutanud kitsejuustu, et siis ta annab nagu sellist, ikka niisugust ehtsat maitset. Ehk siis nüüd ei ole midagi rasket, asjad kokku, panni peale ja ahju 45. Ja ongi kõik. Ja siis ootad, kuni valmis saab ja siis tuleb ära ka süüa. Wow, see on see kõige raskem osa. Damn it. Okei, aga siis toimetame. Just. Ja mina vahepeal olen keetnud ära pasta, hakkinud valmis kana, praen kana ära, viskan köögiviljad pannile, lasen sellel valmis saada, siis läheb sekka pasta, koor, lased haududa ja kõige lihtsam kodune toit üldse.
nüüd me siis teeme algust magusa selle kohupiimakoogiga, kuhu me siis paneme sisse ka marjad. Marjasid me välja ei võtta. Ehk siis kuhu lähevad sisse siis need marjad. Aga kõigepealt me teeme siis jälle, ma panin siia sisse jahu, siis ma panin siia sisse suhkurt. Oli suhkur õige sõna, jah? Õssist peab üle vaatama, ma ei tea. Kas suhkurt või suhkrut? No ma vaatan selle üle. Me vaidlesime siin juba sellel teemal. Siia sisse nüüd, kui kiši sisse läks soe või et oleks teda mõnusam mudida ja tekiks selline plastiliini moodi selline tainas. Moodustis, tainas, siis nüüd kohupiimakoogi sisse on vaja teha selline, minu vanaema ütles selle kohta riputis. Ma ei tea, kas see termin on õige, aga ühesõnaga ma tekitan võist, jahust, suhkrust sellise puru. Ja siis see või peab nüüd olema külm, selle ma tükeldan siia sisse, siis ma mudin, ma teen ta selliseks kruusalaadseks pudiks. Ma jagan selle nii-öelda mõtteliselt pooleks. Pool panen siis nii-öelda plaadile, põhja, siis ma panen sinna peale marjad, siis ma teen nende marjade peale segu, kuhu ma panen siis, vahustan ära 5 muna. Siis ma panen sinna 2 vaniljakohupiima, ma kasutan vaniljakohupiima sellepärast, et ei peaks lisama suhkurt, rohkem, suhkrut. Me vaatame selle üle. Järgmiseks korraks vaatame järgi. Järgmiseks korraks on selge. Nii, originaalretseptis käib lisaks juurde ka veel hapukoor, aga mina asendan siin selle kreeka jogurdiga. Ja siis natukene soola ja selle nii-öelda selle vahe, selle kihile läheb juurde ka natukene mannat. Jälle siuke teralisus või? Jah, et ta... Meeldib. Ma isegi ei tea nüüd, mis ta seal kohupiimasegu sees teeb, aga originaalretseptis on kirjas, et tuleb panna seda mannat sinna sisse. Okay. Tegelikult ta vist jah, et vaata, kui see manna nüüd ära küpseb, siis ta annab seda niisugust mahulisust just juurde. Eks? Nojah, ja kiudaineid ka, ma usun, natuke jälle on selles mannas ka, kuigi ta on niisugune suht. Just. Aga noh, kes ütleme, tahab nagu niisugust hapukoorelaadset kooki, et siis võib kreeka jogurdi asemel panna ikkagi hapukoort, et hapukoor annab võib-olla sellist vetruvust sellele koogile. Et kuidas kellelgi siis soovi on. No üks ühele saab asendada hapukoort, kreeka jogurtit, mõlemat pidi. Mis siis sinna sisse saab. Just. Ja no marjade osas täpselt samamoodi, et meie valisime vaarika mustikasegu, aga tegelikult võib ükskõik mis marju või puuvilju või mida iganes sa võid sinna sisse ju panna, on ju. Mina olen teinud kirssidega, olen teinud ploomidega, rabarberiga, eriti kevadel, kui tulevad need esimesed rabarber, ülivõimas. Aga ma küsin sellise küsimuse su käest, et mis sa arvad, kas see kook toimiks ka täisterajahu ja steeviaga, et ei oleks mingit teralist suhkurt, aga see täisterajahu annaks niisugust teralisust juurde? Ja või iseenesest peaks ju toimima, et sa saad ikka selle purulise sellise teha? Jaa, ma usun küll, et võib täitsa sobida. Et saab nagu niisugust alternatiivi veel pakkuda selle koogiga. Just. Okei. Just, aga ma hakkan siis tööle. Mis on siin? Mikrofon. Meil sai siis vahepeal valmis pasta ja me siis hea meelega megiksime seda. Kiis sai meil ka valmis, aga kiis tahab natukene jahtuda ja maguskook on veel ahjus, nii et 12 minutit. Nii, ma võtan kõike korraga siia kahvli otsa. Jaht on ka juba. Teissuuga ei ole ilus rääkida, aga mulle meeldib lihtsalt see, et selle segu juures ja seesama see kikerhernestega ka, et seal on väiksemad tükid, et ei ole nii suured tükid ja siis ta nagu lihtsalt on nii lihtne teha.
et ka mingite väikeste pastadega oleks nagu võimalik teha nagu niisugust. no seda või lihtsalt, et kui teinekord on väga suured tükid seal külmutatud paki sees, siis nad küpsevad palju kauem ja nad ei maitsestu. Aga kui need väiksemad tükid on, siis nad maitsestuvad väga hästi. Aga jah, see on väga lihtne kodune pastaroog. ja tuled, on olnud raske tööpäev, nii kaua kui riideid vahetad, läheb juba vesi keema, kus sa saad siis makaronid sisse panna, onju. no see tõesti saab mingi, ma arvan, no 10 minutit käivad makaronid. no ütleme laias laastus poole tunniga saad ikkagi söögi valmis. lihtsalt, et see ainuke, mis ma nagu pidin hakkima, oli kana, aga tegelikult ju, kes tahab nagu taimset, siis saab ka vahetada vahukoore kaerakoore vastu, teha taimne ja mitte liha panna ja nagu väga-väga lihtsasti valmiv. nii hea, sina räägi, mina söön. ja seistes see vahukoor ka läheb rohkem nagu paksemaks. praegu, kui ta on värske, siis ta on hästi vedel siin. aga annab mahlasust juurde. väga hea. ja sul on tšekk. väga hea. Sexy, very Check. kõik on tšekk. igatahes me oleme nüüd 3 tundi varitanud ja oma toidud valmis saanud ja pildid teinud et nad ikkagi visuaalselt, väga oluline on ka, et visuaalselt toit näeks hea välja, siis see juba nagu mängib meie meeltega ka. aga siis proovime, tegime endale kohvi ka kõrvale. Tahad sa midagi quiche'i koha pealt lisada? ma tahan tegelikult mõlema koogi puhul lisada seda, et nüüd siin selle läbilõike juures on ilus näha. Juurvilja nii-öelda värvid mängivad selle juustu ja muna ja valge segu sees. Ma juba sain tegelikult natukene seda krõbedat juustu maitsta näpu otsast ja see lihtsalt jah, et kui siit otsa pealt nüüd natukene neid juustutükke, et siis see täitsa tõesti niimoodi, kui sa murrad seda, siis see krõbiseb siin ilusti. Et tõesti on hea, eks ole. Ja mis ma tahtsin veel nüüd selle magusa koogi kohta öelda, et Marionil ei olnud niisugust väiksemat plaati, et oli see suur, et tänu millele siis tuli see kohupiimakook nüüd selline õhem. Aga ma soovitaks teha teda nagu sellise väiksema ahjupanni peal, et siis jääb see kohupiimakiht sinna vahele ka natukene paksem. Et no see on tegelikult nagu maitse asi, et ta võib ka olla selline õhuke plaadikook, maitse on ikkagi sama, eks ole. Et noh, võib-olla lihtsalt visuaalselt siis oleks võib-olla samasugune läbilõige siuke paksem kui siis praegu sellel plaadikoogil. Nii. Aga vähem laba, rohkem maitsmist. teguseid. Nii, aga palun siis seekord ma luban sul. Ma tahan siit külje pealt seda tükki kohe saada, nagu just seda nagu niisugust ääretükki, kus see krõbe, see liivataigen ka on ja. Mida ma unustasin veel ennem rääkida, on see, et kui ma rääkisin, et seda quiche'i annab igasuguste muude asjadega teha, lisaks köögiviljadele, et siis kindlasti väga head on kukesentega. Aga siis me rääkisime, et ka pirniga saab teha, eks ole, ja pirnile panin hallitusjuustu peale. Siis täna, et tuua natukene, et ei peaks nagu lisama siia väga palju mingeid muid maitseaineid, siis panime ka hallitusjuustu siia peale, nagu pudistasime. Et see hallitusjuust minu meelest annab ka nagu hästi siukest head maitset. Et vabalt saate vaadata siis ja kindlasti võite proovida ka see, mis see parmesaniga, et vabalt võite ka näiteks parmesaniga, et kui ei ole hallitusjuustu fänn, et siis parmesani siia peale pudistada, et krõbe on see juust siin peal. Ja see juust läheb selliseks kõvaks, et noh, ütleme söömisega võib-olla tekib natukene nagu probleeme, et ta vajub siin laiali, aga selles mõttes suus läheb ta niikuinii laiali ja maitse on hea. Ta on täitsa toidukorra eest. Nagu, et miks mitte teha nädalavahetusel food prep, on ju, terveks töönädalaks on ju, teed endale quiche'i valmis ja siis võtad tööle kaasa. Sest et ta on tegelikult ju ülitäitev.
ja saad oma päevased köögiviljad ka nagu ära söödud, et kuidas nagu neid endale menüüsse juurde tuua siis näiteks quiche'iga. Noh, ütleme ainuke, mis siin siis on, et kui sa tahad nagu nii-öelda tervislikusema poole püüelda, et siis nisujahu asemel siis kasutad mingit tervislikumat jahu, mida võiga asendada saab, võiga vist ei saa väga midagi asendada. Et või jääb võiks, et et siis natukene rohkem kaloreid saad siit. See on lihtsalt küllastunud rasvhappe, aga tegelikult kui sellest ei ole ka ju, ega või ei ole midagi halba, et meil ei ole nagu halb või hea toit, lihtsalt küsimus ongi, mida ja kui suurtes kogustes sa sööd. Aga tõesti jah, selle jahu saab asendada, juustuga näiteks saab valida mingeid heledamaid juuste, nagu a la ongi mozzarella näiteks ka võib-olla. Ja et seda juustu ju tegelikult läks meil nagu terve koogi peale, ega sa ei söö ju tervet kooki korraga ära, sa võtadki sealt ju väikse tükki, siis seda juustu ei ole. Meil ei läinud tervet pakki ära, et ma ikkagi pudistasin teda nii palju, et oleks terve kook kaetud. Et ütleme, kui pitsat teed, eks ahjupitsat, eks ole, et siis läheb nagu terve pakk ära, aga siia läks ju ainult võib-olla veerand kui nii paljugi. Ja muna on siin sees, mis on veel nagu, et valgud, rasvad ja süsivesikud on nagu tegelikult kõik ilusti olemas, et täitsa okei toit. See on veel mingi üks hetk läheb niimoodi silma, kui ma lägin. Aga siin ma ei tea, mul ei ole üldse ju kahtlust ka, et see nagu siin me ei tee sinuga mitte kunagi ühtegi halba toitu, et selles mõttes me ei saa teha nägu, et see on, et me nagu ei mängi, on ju. Aga ma tean ette juba, et see on hea. Tervitused minu vanaemale sinna ülesse taevasse. Ainu. Et me täna tegime küll nagu külmutatud marjadega, eks ole, aga mõtle, kui sa lähed nagu marjapõõsa otsast, võtad need värsked marjad kuskil maal suvel ja siis teed nagu veel mingi värske taluvõi, eks ole. Vanillijäätis ka veel siia kõrvale. Ja vaniljajäätis näiteks siia kõrvale ja siis pead pärast minema 10 kilomeetrit jooksma. Aga selles mõttes ma tegelikult nagu natukene ei nõustu sinuga selles osas, et on see värske mari või on see külmutatud mari, siis tegelikult selles koogis nagu, kui ma selle värske marja ka ära küpsetan, võib-olla see on lihtsalt see nagu eduelamus või see, et sa võtad sealt ja saad nendest värsketest marjadest teha. Aga kuna ma küpsetan ta ikkagi ära, siis nad nagu lõpuks maitsevad suhteliselt samamoodi või sa arvad, et sa saad seda värske jah, kui sa nüüd niimoodi ütled, et siis võib-olla isegi selle koha pealt vahet ei ole, aga sa saad näiteks kõrvale veel võtta, siis niimoodi küpsetatud koogi kõrvale võtta veel. Et meil on siin praegu veel natukese suhkruga võib-olla õõruda ja siis seda hoopis vanilja asemel seda nii-öelda toormoosi siia peale niristada. Ja siis nagu, et saad siukse marjaplahvatuse. See ongi üks marjaplahvatus, ma suun praegu. Seksi. Very sexy. Väga hea. Tõmbangi selle video otsad kokku. Meie jääme siia veel oma quiche'i ja kooki ja pastat veel nautima. Aga aitäh, et sa seda videot vaatasid. Aitäh Härmaviljale. Tõeliselt tänulik, et selle YouTube'iga olen siin jõudnud nii kaugele, et saan öelda, et mul on koostööpartner, siis kes ka sponsoreerib meie videoid. Nii et järgmise korrani. Ja, mõtleme jälle mingid head ideed välja. Ja... Või siis näiteks võite meile kirjutada siia alla kommentaaridesse, et mida võiksime emmega veel proovida, teha, kokata, katsetada. Et oleme valmis ka mingeid väljakutseid vastu võtma, et midagi esimest korda proovida teha. Jah, just. Kui on selliseid toite. Teie ideede järgi. Selles mõttes, et ei pea isegi võib-olla teadma, võib-olla te lihtsalt olete ka Härmavilja toodete fänn, eks ole, ja siis näiteks mingi toode, et tehke sellega midagi. Jah, et mingi toode, et mulle meeldib Härmaviljal vot see, ma ei tea, supisegu või mingisugune muu asi, eks ole. Et selle ühe tootega mitu erinevat toitu näiteks. Just, et äkki näiteks annate ideid, mida nendega teha, et siis see on meile ka väljakutse, et välja mõelda, mida nendega teha. Ja, igatahes oleme avatud, aga aitäh, et vaatasid, järgmise korrani. Tšau!